ülikool koolitunnis. Ligipääsu teadmistele annab sulle Tartu Ülikool. Tere! Mina olen Külli Haabiht, Tartu Ülikooli Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituudi vanakirjakeele dotsent. Kas olete mõnikord mõelnud, kui kaugele ulatub eestikeelsete tekstide ajalugu? Ja võib-olla sellelegi, missugune oli nende tekstide eesti keel? Kuidas on kirjutatud tekstide keel aja jooksul muutunud ja kas kunagine keelekuju on meile tänapäeval üldse mõistetav? Loengu pealkirjas on 500 aastat nimetatud seepärast, et eesti kirjakeele tekstide pidev ajalugu ongi umbes nii pikk. Kirjakeele kultuur aga tähendab, et kirjutatud, eriti just trükitud tekstid on kultuuri oluline osa, ühiskonna mõtteviisi ning keele säilitajana ja ühtlustajana. Miks meid huvitab varieerumine? See on nähtus, mida kirjakeele ajalukku tagasi vaadates kohtame igal tasandil ja mille kaudu keel oma kasutuses kujuneb. Varieerub nii tekstide kirjaviis, piirkondlik keelekuju, samuti sõnavara, vormistik ja lauseehitus. Eesti kirjakeele esimesed pikemad tekstid pärinevad 1520. aastatest. Kirjakeele püsiv traditsioon algas tõlkeliste usutekstidega. Sellesse tekstiliiki kuulub ka üks esimesi säilinud allikaid, Kullamaa käsikiri. See sisaldab rohkesti sõnu ja ka vorme, mida tänapäeva kirjakeeles ei tunta. Mõnel juhul on omastava käände vormide lõpus veel vana käändelõpp N, näiteks tema ainu pojan, mis on tänapäevaks keelest kadunud. Vormitunnuse keelest kadumine ei ole aga olnud järsk, vaid on toimunud pika varieerumise etapi kaudu. 17. sajandi alguse autori Georg Mülleri jutluse tekstides näiteks esineb vaid veel üksikuid N-lõpulise omastava vorme ja need on kas kivinenud vormelites nagu pattude andeks andmine või liitsõnades nagu sen-sinatse. Sõna poeg omastava vormid on Mülleril aga juba ilma N-lõputa. Nii toimuvad loomulikud ja suunamata keelemuutused. Teise kirjakeelt läbiva varieerumise näite leiame tuleviku väljendamise vallast. Varasematest tõlketekstidest tuli edasi anda ka eeskujukeelte tulevikukonstruktsioone. Selleks kasutati eesti keele laia tähendusega verbe, näiteks pidama, tahtma, võtma, saama, koos maa või taa tegevusnime vormis teise verbiga. Siin mõjutavad väljendust kontaktkeeled. 16. sajandil olid kasutusel valdavalt alamsaksa mõjulised, tahtma ja pidama tulevik. 17. sajandil juba ülemsaksa pärane saama tulevik ja alates 17. sajandi lõpust, kui piiblikeelt teadlikult rahvapärastati, jäeti kõrvale saama ja võeti kasutusele võtma tuleviku konstruktsioonid. 19. sajandil, kui keelt hakkasid kujundama Eesti autorid, sagenes taas saama tuleviku kasutus, sest see konstruktsioon tundus sobiv arenevasse kultuurkirjakeelde kandmiseks. Saama tulevikku leidub ka tänapäeva keeles. Sellest näeme, kuidas üks kirjalikus väljenduses väga vajalik konstruktsioon varieerub aja jooksul, ent ei kao, kuigi keelekorraldus seda alates 20. sajandi algusest ei soosi. Seega on kirjakeel kui elav keelekuju kogu oma kasutuse ajaloo vältel varieerunud. See on viinud muutusteni, kus osa variante on aja jooksul kadunud, kuid keele äratuntav tuumosa on säilinud. Vanad tekstid võimaldavad meil muutusi jälgida. Muutuste kiirus sõltub sellest, kas keelt korraldatakse teadlikult või lastakse sel spontaanselt areneda. Muutuste suunda ja kiirust ning kontaktkeelte mõju arvestades on ühtlasi võimalik prognoosida keele tulevikku. Eesti kirjakeel on kasutuse käigus arenenud kunagisest usutekstide keelest paljude funktsioonidega kultuurkeeleks. Kirjakeel on seega mitmekihiline varamu, mis säilitab minevikku, tänapäeva ja tuleviku tarbeks. Tänan tähelepanu eest!